Tere kõigile AP Forex Estonia kogukonna liikmetele ja ka kõigile teistele Forexi huvilistele ja ka investeerimishuvilistele suuremas pildis. Minu kätte on jõudnud küsimus ka seoses Planet 42-ga. Hetkel seda teemat arutama ei hakka, aga jah, see on järjekordne näide sellest, et riskid on igal pool. Vahet ei ole, kui kõvad tegijad seal taga on, alati on mingisugused riskid olemas ja neid vältida tegelikult ei ole võimalik. Selles suhtes see ongi osa investeerimisest. Ja nii lihtsalt on, et lihtsalt tuleb olla teadlik nendest riskidest ja sellepärast me neid nädala kokkuvõtteid teeme selleks, et oleks siis võimalik kõikidel oma riskijuhtimist paremini teha ja samamoodi ka siis aru saada üldse, mis riskid üldse Forexis on. Loomulikult, kes veel ei tea, siis Forexis on võimalik ka kogu oma kapitalist ilma jääda, nagu ka enamus investeerimisvahendites üldiselt on see tegelikult täpselt samamoodi. Lihtsalt tihtipeale püütakse jätta mulje, et see ei ole nii, kuigi ajalugu ikkagi uuesti näitab seda, et see siiski on nii. Ja ma olen siin viimasel ajal lugenud The Psychology of Money raamatut. Morgan Housel vist oli selle raamatu, igatahes The Psychology of Money, guugelda seda. Ja see raamat on väga hea raamat, sellepärast et see paneb asjad palju paremini perspektiivi ka minu jaoks, mis sest, et ma olen juba 4 aasta Forexis toimetanud, sellegipoolest, kui ma nüüd seda raamatut loen, siis peab ütlema, et ikkagi on päris palju asju, mis sa saad küll nagu ette ennustada, aga mitte detailselt, et alati tuleb jätta mingisugune ruum eksimusteks sisse ja sellepärast ongi oluline ka Forexis kaubelda siis sellise rahaga, mis on päriselt riskikapital ja samamoodi siis mitte proovida pigistada sellest riskikapitalist maksimumi nagu, mul on siin, traktorid sõidavad siin edasi-tagasi, mul on maal praegu, et riskikapital on iseenesest juba väga hea algus, kui on olemas selline kapital, aga teine osa on ka siis see, et kasutada roboteid ja kaubelda siis sellistes mahtudes, kus ka reaalselt on siis võimalik mingisugust kasumit teenida, aga samas, et ei võetaks liiga suuri riske. Mis ma tihtipeale näen, on see, et kui on mingisugused väiksemad kontod, 1000, 2000, 3000, siis osad inimesed üritavad või tahavad nagu riski kõvasti peale keerata, sellepärast et on ju, eks ole, kuutasud, need on vaja kuidagi ära katta. Väiksed kontod ei ole selles mõttes lahendus. Väiksed kontod on pigem suunatud sellele, et sa saaksid testida, katsetada, saaksid aru, mismoodi asjad töötavad ja et päriselt midagi toimub. Sa näed ära, mis need protsendid reaalselt on. Aga kui sa tahad ikkagi nagu reaalselt ka, et see sulle midagi sisse tooks, siis on vaja suuremat mahtu. Loomulikult mitte selliseid mahte nagu kinnisvaras näiteks, kus sul on vaja seal kindlasti 6-7-kohalisi summasid, aga sul on ikkagi vaja rohkem kapitali selleks, et see asi ka ennast suures plaanis õigustaks, et sa saaksid ka kasutada neid tooteid madala riskiga. Selles mõttes, et kui turul peaks tulema mingisugune suur liikumine, nagu praegu näiteks nüüd kullal on päris kõvasti on suusatama läinud ja tundub, et ei ole sellel otsaga äärt, vähemalt kuni novembrikuuni, siis on vaja piisavalt mahtu, et oleks võimalik jooksutada madala riskiga, et juhul, kui tekivad mingisugused sellised ootamatused, et siis ei läheks asjad hapuks. Et see on nagu väga oluline koht. Nii, aga siis käime läbi tulemused ja nii, screen share. Väga pikalt ei tee täna, varsti lennuki peale minema. Vaatame üle siis kõigepealt, kuidas on läinud Kraitose Eliidi testikontodel. Nii, vaatame siis, eriti huvitab Kraitose Eliit siis selle eriseadistusega. Nii, siin on siis see on jooksnud selle kuu keskpaigast, midagi väga pikalt ei ole. Keskmine kuu tootlus on hetkel olnud 6,56% ja drawdown 14,4%. Ja kui me vaatame, siis on ikkagi ridatehingud on lahti ja hetkel on siis siuke 12% drawdowni on ees, mis ei ole üldsegi paha tegelikult. Nii, vaatame ka selle teise konto, kus jookseb palju paare korraga. Siin on näha, drawdown on jah, madalam, mitte eriti madalam, aga monthly on nagu üsna kehva, ütleme niimoodi, et tegelikult seda seadistust ei ole mõtet väga edasi jooksutada, sest et drawdown on sama kõrge kui Valentino seadistusega, aga tulemused on
tunduvalt lahjemad. Vaatame, mis Gearbox 3.0 on siis teinud. Võtame need kõik lahti. Ja Gearbox 2.0 on siin ka veel üks olemas isegi. Nii, seda juba vaatasime. Nii, siin on siis näha, drawdown keskmiselt 7. Nii, C6 on võtnud väikse kahjumi. Nojah, drawdown on praktiliselt olematu, 4 just käed tehingut on lahti. Ja vahepeal see drawdown ikkagi, 1,5 ja 6,9, jah. Nii, võtame järgmise. See on siis teinud keskmine kuutootlus 5,4, drawdown maksimaalselt 28% ja see siis jooksutab eriseadistust, nagu näha, siin on rida tehinguid lahti. 27% hetkel on miinust ees. Vaatame järgmise testikonto. Ma ütleks, et see on Gearboxi testikontodest hetkel kõige paremini jooksnud. Nagu näha, siis on teinud keskmiselt 5,7% kuus kasvu, drawdown 17%. C6 on teinud 14,76%. Jummel, ma ütlen. Ja hetkel on meil siis 3,45% avatud kasumina. Päris karm, see ikka jõhker. Et väga positiivne võib-olla seda seadistust. See on, kui ma õigesti mäletan, default seadistus ja jooksutab ainult 2 paari. Võtame korra. Nii ongi jah, eurust käed. Väga hea. Ma arvan, et selle seadistuse võib varsti panna ka live kontole jooksma, lihtsalt tuleb siis arvestada sellega, et tuleb panna lot size väiksemaks, sest et ma ei tahaks, et drawdown läheks üle 10%, kui ma kasutan seda mingi teise robotiga koos suure konto peal. No see on jooksnud aprillist alates praeguseni on olnud üksjagu liikumisi ja üllatusi turgudel. Nii, vaatame, mis Gearbox 2.0 on teinud. See on jooksnud veebruari algusest. No, üsna lahja, selles mõttes, et kui on valida Gearbox 2 ja 3.0 vahel, siis ta küll toimib, aga Gearbox 3.0 on siiski sellest 2 tunduvalt asjalikum. Nii, mis meil siin veel on? Nii, Flash. Vaatame siis, mida Flashi testikontod on teinud. No see näeb küll kahtlaselt ilus välja. Drawdown 14,4%, keskmine tootlus 3,3 ja see kaupleb ainult kulda ja C6 on teinud 3,85% kasvu. Hetkel on siis kuskil 6% drawdown ees, mis ei ole tegelikult üldsegi paha. Nii. Kes tahab seda seadistust näha või tahab rohkem teada, siis loomulikult võib minuga otse ühendust võtta, et tänane video on lihtsalt salvestus, kuna mul kell 7 ma olen lennukis kahjuks või õnneks. Nii, siin on üks teine custom settings, 4% keskmiselt drawdown 38, C6 on teinud 3,7% kasvu ja hetkel ongi siis maksimaalne drawdown ees ja näha GBP ust ja ustkäed ja NCD ust on ka kõik avatud miinuses tehingutes. Et siit ongi näha, et see nii-öelda room for error tuleb arvestada siis vastavalt seadistusele, et see seadistus sai pandud selliseks natuke agressiivsemaks. Minu enda live kontol, mis mul jookseb, sellel on vapse mingisugune 56% drawdown ees vahepeal, aga see on niisugune väike konto, niisugune 1000 konto ja see on nagu niisugune minu jaoks selline liivakast, kus ma saan siis proovida, mis ta päris raha seadistusega teeb. Nii, siin on üks teine Flash. Noh, siin on 54% praegu hetkel avatud tehingute miinust ja tootlus on niisugune üsna kasin, ühesõnaga seda seadistust ka ilmselt ei ole mõistlik edasi kasutada. Ja siis muidugi vaatame üle, mida on teinud Raidar, eriti just TP2 ja TP3. Kas endiselt on septembrikuu kasumis või mitte? Hetkel on 7,4% kasumit teinud, kõik ülejäänud kuud on olnud miinuses. Et võib-olla nüüd on siis lõpuks Raidari põud läbi, ütleme niimoodi. Ja nagu ma aru sain ettevõtte omanike jutust, siis nad on ka praegu vaatamas ühte
uute signaalide pakkujat. Nii, this month 2,97. No, väga võimalik, et Riderist saab isegi asja aasta lõpuks. Nii, vaatame ka siis enda kontod üle. Nii, kus ma siin olen? Flash. Ja veel Kraitos. Minu konto on siin. Nii, aga siis ekraani uuesti. Nii, see on nüüd siis selle sama Mätsi konto, kes siis on teinud üle 600% kasvu nüüd on jah, varsti 3 aastat, ütleme 2,5 aastat on täis. See kuu on ta 4% kasvu, aga siis nagu näha, on ta siia pidanud raha juurde panema ja hetkel on siis kõige paremad seisud ei ole, et 63% on hetkel miinust ees ja nagu ma olen algusest öelnud, siis seda kontot on jooksutatud üsna agressiivselt, et ei soovita nii agressiivselt jooksutada ja peamine kurja juur siis siin on tegelikult US30, mis on siis juba päris pikalt sees olnud. 2023 november on võtnud need tehingud, kui toimusid suured liikumised, et selles suhtes tuleb alati lähtuda pigem konservatiivsusest. Nii, minu enda konto. Drawdown on 55%. See kuu on teinud ainult 1% kasumit. Ma ei lubagi tal väga midagi teha, sest et on selline miinus ees hetkel. Et ühesõnaga see on Flashi seadistus, mis vajab kindlasti kõpitsemist, et ta oleks siis kaasas käiv praeguse turuolukorraga. Siis minu Kraitose konto, see kuu on teinud 3% kasvu, mis ei ole üldsegi paha ja siin on näha, et on üksjagu tehingud, mis on päris pikalt sees olnud, EUR-CHF, aga õnneks on selle positiivne swap vähemalt. Et selles suhtes Kraitosega ma olen endiselt rahul ja ma panen siia vastalt raha juurde. Vaatame ka siis üle Fingo Prod, kuidas nendel läheb. Ja kes veel ei tea, siis Fingo Pro 1 on nüüd ka saadaval StarTraderis, mis on minu meelest väga hea uudis. Nii, Fingo Pro 5 keskmine 3,13% kuus, see kuu on teinud 5,3% kasvu, mis on ju tegelikult täitsa asjalik, et loomulikult need, kes aasta alguses sisse tuli, nendel on korralik kasum ees, kes juulis alustasid, siis peavad olema kannatlikud, sellepärast et juulis võeti kahjuks kahjumit, aga nende asjadega on nii, et tuleb alati sisse arvestada enda valemisse see, et võivad tulla ka mingisugused miinused sisse. Nii, mis ma siia lõpetuseks veel ütlen nii palju, et kui sa kasutad Kraitose liiti nüüd ja sul on vanast ajast mingisugused tehingud lahti, siis kindlasti tasub olla selles osas pigem konservatiivne ja ettevaatlik, et kas kasutada hedžimist või mitte. Mina isiklikult näen seda, et hedžimise asemel on mõistlikum panna kontole kapitali juurde. Ja kui sul on, ütleme, 20-25% drawdown, siis mina tõstaksin enda kapitali mahtu 2-kordseks. Kui sul on 10% drawdowni, siis võib-olla paneks 25% juurde ja nii edasi. Miks? Põhjus on väga lihtne, sellepärast, et auto sõidab mööda, et hedžimisega võib jääda kinni. Kui turud on hästi palju liikunud, mida nad on praeguseks teinud, siis tavaliselt on oodata ka reversalit. Ja nüüd, kui sa võtad hedžid sisse, siis sul läheb üksjagu kauem aega selleks, et nendest tehingutest üldse välja saada, sellepärast, et hedž hakkab sinu vastu hoopis töötama. Sellepärast ongi hedžide kasutamine mõistlik siis uute tehingute puhul, et enne tuleb nendest vanadest välja saada. Ja kui sul ikkagi on nagu jama majas, selles mõttes, et on mingi suur drawdown, siis tasub kaaluda seda, et panna kapitali juurde või võtta hedge või teha mõlemat.
et see on ainult aja küsimus, kui turud jälle ennast ümber keeravad. Mina ei tea täpselt, millal see juhtub, aga ajalugu näitab, et nad seda siiski teevad. Kullaga on selles suhtes hetkel nagu kõige keerulisem, et kuld ajab mingit oma asja üldse ja tundub, et ta on üsna palju geopoliitikast mõjutatud ja kindlasti sellest, et väga paljud ootavad, et kuld hakkaks kukkuma. Ja sellest lähtuvalt siis ka on pandud mingisugused tehingud sisse, panustatud sellele ja siis lihtsalt market maker'id käivad ära korjamas neid stop-loss'e, mis seal kuskil kõrgustes on. Et nii kaua, kui inimesed on optimistlikud selles, et kuld hakkab kukkuma, seni kaua ta tõenäoliselt ei kuku. Et siis nagu ma ka alguse poole ütlesin, et tuleb alati arvestada sellega, et selliseid olukordi võib ette tulla. Ja see ei ole ka, selles mõttes, et Forex ei ole mingisugune erand selles mõttes, kui me vaatame ka eelmine aasta, mis juhtus tehnoloogiaaktsiatega, kus siis Amazon ja Facebook, mis seal Nvidia kõik kukkusid kolinal järsku. Et selliseid asju tuleb ette ja sellega tuleb lihtsalt arvestada ja sellega tuleb siis nii-öelda elada, et investeerimine ei ole selline 1, 2, 3 või 6 kuu teema, et see on ikkagi elustiil. Esimene sihtmärk on siis 5 aastat vähemalt panustada või tegeleda investeerimisega, et saaks nii-öelda mingisugused arusaamad, saaks jalad alla. Ja miks mulle isiklikult Forexi kauplemise tööriistajad kõige rohkem meeldivad, on sellepärast, et nad pakuvad tootlust, kõrgemat tootlust kui näiteks Planet42 pakkus ja keegi ei saa minu rahaga minema joosta selles mõttes, et kahju, et need asjad nüüd seal niimoodi läksid, et riskid on igal pool. Ka mulle pakuti Planet42, aga ma tookord loobusin sellepärast, et ma näen, et robotites on tootlus kõrgem ja mul on tegelikult rohkem kontrolli selle üle, mis toimub ja minu jaoks on asjad läbipaistvamad. Okei, kui kellelgi on küsimusi, siis pange need kommentaaridesse ja samamoodi võib alati loomulikult ka minuga otse ühendust võtta. Minu poolt tänaseks kõik, vabandan kehva videokvaliteedi pärast, sest et selle arvuti videokaamera on jah, väikse, väga väike, pisikene. Okei, olge mõnusad ja järgmise nädalani.